Tervist! Täna räägime millestki, mis on päris keeruline, aga samas ülioluline. Oled sa kunagi mõelnud, miks meie sees tundub elavat mitu täiesti erinevat tegelast? Tihti on need tegelased omavahel totaalses konfliktis ja me isegi ei tea, et neid on vorminud mineviku traumad. Ja see viib meid kohe selle põhiküsimuseni, eks ole. Miks me teinekord käitume, iseenne vastu? Teeme asju, mis on meile ilmselgelt kahjulikud ja pärast ei saa isegi aru, miks me seda tegime. Et seda paremini mõista, vaatame ühte reaalset näidet. See tsitaat siin on ühelt Londoni sotsiaaltöötajalt ja tema lugu on täiesti uskumatu. Ta osales mässudes, aga siis andis end ise politseile üles. Tema enda segadus on ideaalne näide sellest sisemisest lahingost, mida me kohe uurima hakkama. Kuidas see on võimalik? Kuidas saab üks ja sama inimene olla korraga nii vastutustundlik ja samas nii hävitav? Vastus tundub peitub traumas. Ja selles, kuidas see viib meie isiksuse sõna otseses mõttes kildudeks lüüa. Niisiis esimene osa, traumakaja ja löhistunud mina. Ja siin tulebki mängu Soome psühhoanalüütiku Jorma Tähkä-teooria. Tema idee on tegelikult päris radikaalne. Ta ütleb, et trauma ei ole lihtsalt mingi arm, mis ajaga paraneb. Ei, see võib meie isikuse murda täiesti eraldiseisvateks tükkideks. Ta nimetab neid mina-seisunditeks. Nii et teeme pildi selgeks. Meil on siis see terve, eakohane isiksus, nimetame seda arenevaks minaks. Ja siis on need teised traumast sünninud osad, mis elavad oma elu ja võivad iga hetk kontrolli haarata, ilma et me arugi saaksime. Ja nendest traumast sündinud osadest on kaks eriti silmapaistvat tegelast. Just neid me nüüd lähemalt vaatama hakkamegi. Need on ohver ja alistaja. Ja siin nad ongi, kõrvuti, trauma kaks täiesti erinevat nägu. Ühel pool on ohtrimina, kes tunneb, et maailm on talle võlgu, ja teisel pool alistav mina, kes samastub hoopis agressoriga. Ja mis on kõige pöörasem, mõlemad on tegelikult sündinud täpselt samast valust. Need on lihtsalt erinevad viisid sellega toimetulemiseks. Lähme selle uhrimina sisse natuke sügavamale. See on see hääl meie peas, tead küll, mis süüdistab alati kõiki teisi oma hädades. See tunneb sellist mürgist kadedust edukate inimeste vastu ja on absoluutne meister teistega manipuleerimisel, kasutades süüttunnet ja haletsust. Ja kõige hullem on see, et ta pidevalt saboteerib meie terve osa püüdlusi. See käopoja võrdlus on lihtsalt geniaalne. Mõtle sellele. Ohvrimina ongi nagu käopoeg sinu isiksuse pesas. See on parasiit. Mida rohkem sa talle tähelepanu ja kaastunnet annad, seda tugevamaks ta muutud, kuni lõpuks lükkab su terve ja areneva mina pesast välja. Aga siis on ju see teine pool, arenev mina. Ja see on täielik vastand. Kui ohvri mina ainult lõhub, siis arenev mina tahab ehitada. See on see osa sinust, mis tegelikult tahab elada normaalset täiskasvanu elu, võtta vastutust ja on siiralt tänulik, kui keegi teda päriselt aitab. Ja nüüd see teine tegelane, alistav mina. Kust tema tuleb? See on tegelikult päris karm kaitsemehhanism. Sisuliselt on see olukord, kus ohver hakkab samastuma oma piinajaga, et tunda end tugevana. Ta võtab oma enda talumatu väärtusetuse tunde ja projekteerib selle teiste peale, käitudes üleolevalt ja põlglikult. Põhimõtteliselt ütleb ta, mina ei ole nõrk, sina oled. Okei, see kõik on teooria. Aga kuidas see päris elus välja näeb? See ongi üks pidev sisemine võitlus, pidev lahing kontrolli pärast, mis tekitab inimese ellu täieliku kaose ja ebastabiilsuse. Kujuta ette, ühel hetkel on kõik justkui korras. Roolis on sinu terve arenev mina. Sa oled vastutustundlik, teed oma asju, liigud eesmärkide poole, kõik toimib. Ja siis, klõps, toimub lülitus. Järsku võtab võimust ohrimina. Ja tulemuseks on teod, mis lammutavad kõik selle hea, mis just üles ehitati, olgu see siis ootamatu töölt lahkumine, suhte lõpetamine või mõnuainetesse põgenemine. Nii et, jah, keelikult ongi asi lihtne. Kaks vastandlikku jõudu, mis rebivad inimest eri suundadesse. Ühel pool on see terve püüdlus normaalse elu poole. Ja teisel pool on lahendamata trauma magneetiline tõmme, mis tõngab tagasi kaosesse. Ja just see teooria annabki loogilise seletuse paljudele asjadele, mis muidu tunduksid täiesti mõttetud, eks ole. See aitab mõista, miks mõni inimene äkki oma eduka karjääri või suhte justkui ilma põhiliseta lihtsalt minema viskab. Aga lähme veelgi konkreetsemaks. Vaatame, kuidas see sisemine draama mängib ennast välja ühes kõige tundlikumas valdkonnas üldse, vanemluses.
ja siin on tagajärjed eriti laastavad. See siin ongi see ebastabiilsel vanemluse tsükkel. Kõigepealt teeb vanem lapsest justkui omaenda vanema oma usaldusisiku. Siis, kui laks on õnnelik, hakkab ta temaga võistlema tundest kadedust ja siis täiesti ootamatult lülitub agressioonile, süüdistades last kõigis maailma hädades. ja see tsitaat siin, see võtab selle lapse jaoks kohutava reaalsuse kokku paremini kui miski muu. Kujutad sa ette, ühel hetkel oled ema parim sõber ja järgmisel hetkel kuuled, et sa oled kõige kurja juur. See on lapse jaoks täiesti arusaamatu ja purustav. Ja see ongi asja juures kõige salakavalama. Välismaailma jaoks suudavad need vanemad tihti mängida täiuslikku etendust. Nad oskavad olla ideaalsed vanemad just nendeks lühikesteks hetkedeks, kui keegi vaatab. Ja seetõttu ongi ametnikel peaaegu võimatu sellest fassaadist läbi näha. Okei, pilt on päris tume, aga kas siit on üldse väljapääsu? Muidugi on. Ja nüüd vaatamegi seda lootusrikkamat poolt, kuidas on võimalik seda sisemist lõhet parandada ja taas tervikuks saada. Ja põhimõte on tegelikult lihtne, aga samas geniaalne. Eesmärk ei ole toita seda käopoega. Ei, eesmärk on hoopis tugevdada seda tervet osa, arenevat mina. Talle tuleb anda jõudu ja tuge. Kuidas see käib? Empaatia ja mõistmise kaudu. Terve mina peab õppima neid oma teisi, haiget saanud osi märkama, nendega rääkima ja neid juhtima. Ainult nii saab ta võimu tagasi võtta ja hakata ennast taas tervikuks kokku panema tükk-tüki haaval. Ja sellega me tänaseks lõpetamegi, aga jätan õhku ühe küsimuse, millele me kõik võiksime mõelda. Kui sa teed otsuseid, siis kes sinu sees tegelikult roolis on?